tere ilusat hommikut! Paar kuud tagasi toimus meile täiega oluline muutus. Me kolisime jälle, aga seekord täiesti eraldi oma majja. Me oleme tegelikult ammu juba seda tahtnud teha, aga pole lihtsalt kindlad olnud, et kauaks me Aussi jääme. Ja nüüd, kui me käisime Eestis, siis me teadsime, et me ei taha enam kellegi teisega elamist jagada ja tahame lihtsalt natuke privaatsust. Ja ma nüüd filmisingi paar klippi, siis kui me võtmed kätte saime ja sealt näete juba, kuidas maja alguses oli ja kuidas meil läks. Me siin Karliga oleme nüüd pikka aega tahtnud enda elamist saada, kuna me oleme enamus aja Austraalias, õigemini kogu see 4 aastat oleme Austraalias kellegiga alati jaganud elamist. Ja me nüüd täna hommikul käisimegi real estate'is ja saime meie maja võtmed kätte. Et täiega äge, ma olen siin 9 päeva töö juures lihtsalt täiega mõelnud selle peale ja täiega põnevil. Meil on igasugust mööblit igal pool juba kokku lepitud, et me oleme Marketplace'ist paar mööblit kokku ostnud ja siis lihtsalt jätnud nagu nende juurde, et me nüüd täna peamegi siis peale need korjama ja meil on siis uus pesumasin veel vaja poest üles korjata. Külmkapi veel ei ole saanud, et maja tuleb täiesti tühjalt, aga sellest ei ole midagi, et vaikselt niimoodi korjame need asjad kokku ja paneme enda isikliku maja endale sätime valmis. Peamegi kolima siis eelmisest kohast kõik asjad kokku panema ja siis siia ära tooma. Nii et head vaatamist, tšau! Tänaseks hetkeks ongi meil kõik mööbel olemas, et me saime enamus asjad ikkagist Facebook Marketplace'ist, külmkapp ja pesumasin ostsime uuena. Kuna me lihtsalt ei ole täiesti 100% veel lõpuni kindlad, et kas me tahame ikkagist Aussi jääda või võib-olla kolime ikkagist mingi hetk Eesti, siis ma nagu ei näinud sellel mõtet, et kõik uuena osta ja siis uuesti kõik nagu maha müüa. Okei, see oli õnneks suht hea valik ja et me kaua ei pidanud mässama, et õnneks saime kõik mööbli. Nüüd on veel vaja lihtsalt öökapi mõlemasse magamistuppa ja mingid lambid ja siis peakski kõik hästi olema. Aga ma nüüd lähengi trenni, et ma teen kiirelt omale pre-workouti ja siis näeme juba seal.
see on lihtsalt kõige parem alternatiiv jäätisele. Nii maitsev. Ja vaadake, kui ilusad lilled Karl mulle tõi. Täiega nunnud. Ma mõtlesin, et ma räägin teile ka natukene, kuidas meil läinud on. Et tavaliselt me oleme jõulud ja aastavahetuse sõitnud Brisbane'i või kusagile suuremasse linna, aga see aasta me otsustasime, et see 10 tundi autosõitu sinna ja tagasi lihtsalt ei ole seda väärt, kuna tahaks nagu puhata ka ja tavaliselt kogu see trip on lihtsalt nii väsitav, et põhimõtteliselt puhata ei saagi. Ja meil olidki nüüd Germo ja Maarja juures jõulud. Need olid täiega toredad, meil on 3 uut Eesti kutti ka, et nad töötavad ka nüüd meie ettevõttes ja siis Kusti tuli meile külla ja Kertu ja Sander tulid ka ülesse. Ja siis aastavahetuse nüüd Kertu ja Sander juba läksid edasi ja siis tuli meile külla Eugen ja aastavahetus olime kodus, nii et oli täiega vahva ja sai nagu täiega naerda. Töö juures meil nüüd hakkas uus projekt, et see on ainult 2 tunni kaugusel Makaist, mis on päris tore, aga kuna meil on nüüd vihmaperiood ja mitu päeva järjest on lihtsalt täiega kallanud, siis töönädal lükkub nüüd paar päeva edasi. Eks sellest ei ole midagi hullu, et me saamegi veits nagu kodus toimetada ja nagu veits catch-upida oma asjadega, mida me muidu ei ole jõudnud teha. Ma olengi nüüd uuesti raamatut lugema hakanud, et ma loen Kus laulavad langustid inglise keeles ja nüüd uuel aastal proovingi rohkem raamatut ka lugema hakata, et see oleks siuke üks nagu goalidest. Aga aitäh, et vaatasite ja näeme juba järgmises videos. Tšau!